Kevad on käes, mis tähendab, et kõiksugu erinevad ägedad hobiautode üritused on ka kätte jõudnud. Ja seekord oleme tulnud Tallinnasse Pirita jahisadamasse. Siin toimub Cars & Coffee hooaja avamine, kevadhooaja avamine. Ja järjekorras on see üritus juba 9, nii et see on üks pika ajalooga ja senimaani alati väga hästi korraldatud üritus. Ning ühtses ma leidsin siit ägedate autode vahelt üles ka ürituse peakorraldaja Kristo Weberi. Tervist! Kust siuke asi üldse alguses sai, et korraldada kuskil kinnisel alal siukest autoüritust? No tegelikult alguse sai ju asi Tartust ja aastaid 9 tagasi. Alguses ju me tegime siukseid natukene väiksemal skaalal, ka kui Tallinnasse sai ümber kolitud, siis ei olnud ju kunagi nii suurelt, aga ma arvan, et see meie nagu suurte sündmuste ajastu algas velotrekiga 3 aastat tagasi. Käisin, see oli päris äge üritus, koht oli äge, et need kohad on teil ju alati mingi ekstra kuidagi kihvtid valida. Ja eks see velotrek oli see, mis pani lati nii kõva ette, et peale seda on nagu keeruline suvalistes kohtades korraldada, et enam nagu parkla kogunemise peale tagasi minna ei saa. Ma mõtlengi, et tänaseks on see üritus kasvanud ju tavalisest üksest, saame parklas kokku, ikkagi hästi organiseeritud üritus, kus sul on siis ikkagi ürituse juht, kes läbi viib, rahvast lõbustab, sul on DJ-d, sul on ka bände olnud, toitlustus, kõik on olemas. Ka täna on meil kella 2 ajal on täiesti live-esineja tulemas, kes loo, mis on osati inspireeritud meie sündmustest, sai just valmis ja lugu reliisitakse siis täna siin sündmusel esimest korda. Et meil need kohad on ka olnud sellised juba viimased 3 aastat väga eksklusiivsed, kuhu muidu inimesed autodega nii naljalt ei juhtu, et kui tihti sa näed seda, et sul on hunnik hobiautosid Pirita topis sadamakail. Aga mille järgi toimub see eelfiltreerimine ehk millised autod siia siis kokku tulevad? No eks see on alati ka olnud, aastaid oled teinud, siis väga paljusid autosid me juba tänaseks teame ja meie jaoks on ikkagi olnud kogu aeg hästi oluline see, et oleks variatsiooni ja oleks erinevaid autosid, oleks erinevaid ajastuid, oleks erinevaid tootjaid, et kui ikkagi inimene kõnnib siin ala peal, siis on kõigile midagi. Aga ütleme, et kas osalejaid leida on keeruline, kas sa pead ise otsima või on lihtsalt huvilisi alati nii palju? No huvilisi on alati nii palju, kui me täna näiteks võtame meil, ma ei oskagi nüüd sulle kohe peast öelda, ma ei ole ala peal ringi lõpuni teinud, et teada täpselt palju meil täna autosid siin on,
aga kokku registreeris meil üle 300 sõiduki. Okay, no seda on palju ikkagi. Et ikkagi valikut on ja tegelikult see valik läheb iga aastaga raskemaks, sest meil on ka nüüd selle aasta eesmärk on augustis näiteks tuua ka võimalikult palju välismaalt autosid, ka need välismaa autod teevad selle selektsiooni ju veel väiksemaks Eesti mõistes, et Eestis on väga palju ägedaid autosid, väga palju inimesi, kes pole veel meieni jõudnudki ja nende siia nagu toomine on iga aastaga üha keerulisem. Selge, no ühesõnaga sul lõpuks jääb ikkagi nagu tekib see pinna probleem, ühesõnaga, et ei rahut ära kuskil. Et ruumi leiab ju alati, sa võid võtta mingi põllu ja seal teha, aga samas ta siis ei tööta nagu kohana. Või... Just, et meil ikkagi eesmärk on see, et kohad oleksid sellised unikaalsed ja lahedad, et kui inimene siia tuleb, siis ta vaatab, et vau, siin polegi nagu sellises kohas polegi nagu autonäitust näinud ja noh, kui me täna ka drooni korral ennutasime siin, kui autot paika said, siis ikka siuke väljamaa tunne tuli, et vaatad ikkagi droonikaadri pealt, et tegelikult on ikkagi äge asi kokku saanud. Ja üritus on äge. Jah. Kuule, aga aitäh sulle, ma lähen vaatan nüüd autod üle ja katsume siis natuke midagi ka teile edasi anda, et mis siin koha peal välja pandi, mida siin näha saab. Ja kui täna te ise vaatame jõudnud, siis tulge järgmine kord ja millal on järgmine? Järgmine Carsent Coffee on 15. august ja sellel korral täiesti uus kontseptsioon Carsent Barbecue Tallinna teletornis teeme Casey Viisi võistlusega koos, ehk siis anname välja ka barbecues Eesti meistritiitli. Selge. Kuule, aga kõneb ägedalt. Ma olen ilmselt ka augustis kohal ja vaatame, mis autosi siis augustikuus pakutakse. Aga teeme ka teile ülevaate, mis siis täna siia kohale tulid, milliseid autosi sai imetleda, nii et... Aga naudi! Aitäh sulle, Kristo, ja mine korralda edasi. Jah, aitäh! No clue what I'm doing, cause killers and dealers go with the capitals. We're stealing and dealing, it's done by the villains. We're selling them drugs, it's done by the thugs. We been up slow with no clue what I'm doing, cause killers and dealers go with the capitals. We're stealing and dealing, it's done by the villains. We're selling them drugs, it's done by the thugs.
sinnamaale, kus ongi sobiv hetk anda välja 2 tiitlit tänastele autohuvilistele, autoomanikele õigemini siis. Alustame siis Lehtli lemmikust, ehk siis Lehtli eestvedajal oli endal siis võimalus käia ala peal ringi, valida endale sobiv lemmik välja. Räägi meile kõigepealt, miks sa selle auto välja valisid ja siis võid öelda ka, kes see ja mis see on? Lehtli lemmiku valikul lähtusime sellest, et mis on siin vähe erilisem, samas vaatasime puhtust auto puhul, välimuse puhul ja teistpidi ka see, et see on auto, millega hea meelega sõidaks ka ise ringi. Et hooaja avamise puhul siis Lehtli lemmikuks üks ilus punane Ameerika muskel, punane Roadrunner. Teeme suure aplausi, punase Roadrunner omanik, ole hea, tule siia. Kui sa meid kuuled või autos külmas ei istu, tule siia. Aga anname üle ka ühe natuke erilisema meene selle hooaja avamise puhul ja Kristo räägib sellest täpsemalt ise. Aga see auto, mis lõpuks siis kevadekuulutaja auhinna sai, enne just naersime, ma ei tea, mitu korda olen ma seda autoomanikku meie sündmustele kutsunud, kõikide erinevate autodega. Mitte kunagi ta ei ole kohale jõudnud, küll on ilm halb ja naine rase ja mida kõike veel, aga kunagi ta kohale pole jõudnud, seekord jõudis ja võttis auhinna ka ja viib koju, ehk siis Keepiri vuntsi Porsche sai kevadekuulutaja auhinna. Ja teeme Keefiri vuntsile suure aplausi, vägeva autoga ta siia koha peale tuli, tegime ka juttu nende seiklustest ja selle auto valmimise loost, või õigemini ta ei ole veel valmis, ta läheb ümberehitamisele, aga siiski kevadekuulutaja tiitel nendega koju läheb, ehk siis tegemist on tõesti ühe paraja kevadekuulutaja suveautoga, nii et täitsa õigesse kohta korraliku nodilaadungiga mees koju minemas, õnneks on naine ka kaasas, kes aitab selle tavaari koju tassida.